Tere ilusat esmaspäeva õhtut. Ma pean aeg-ajalt endale meelde tuletama, et kui mul ei ole ikkagi kalendrit ees, sellist, kus ma loen maha, ahah, ruut on esmaspäev, kuupäev, et siis mul vahepeal ajataju kaob ära. On tööpäev või nädalavahetus. Ja täna on esmaspäev, sest et ma siis tuletasin meelde endale, täna on esmaspäev ja kuidagi selle hästi mõnusa jalutuskäigu juures ma jäin hästi palju paarile asjale mõtlema. Ma suures osas nagu kuulasin ühte hästi ägedat motivatsioonikõneleja. Ma ei ütle loengutega, aga sellist nagu tunnetust elust. Wayne Dyer, et ta ise enam küll ei ole siinpool pilvepiiri, vaid on teisel pool. Aga tema pärand elab jõudsalt edasi selles osas ja ilmselt ma olen tema otsa varemgi koperdanud, ma arvan. Vastu olen. Aga kuidagi tema olemus hakkas elama minus alles nüüd. Või see sõnum jõudis kohal, ütleme siis nii. Aga siis et see video, mida ma praegu vaatasin, oli, või kuulasin õigemini, rääkis siis ajastusest, kui oluline on see nagu nii-öelda ajastus. Divine timing never fails. Everything happens at the right moment. Vist oli see pealkiri. Ma panen selle kirja ka pärast. Ja mingi pool tunnikest on see. Et sellised motivatsiooni videod on alati head mingeid asju endale meelde tuletada. Aga jah, kuidagi sellest tõukuvalt ma juba ausalt öeldes alates eilsest hommikust olen kuidagi Wayne'i seltskonnas hästi nagu kaasa haaratud. Et suures plaanis kõik see, mida ta räägib, see on minu sees olemas, et ma nagu tunnen selle info ära, et ma olen sellega varem kokku puutunud ja ma saan aru, millest ta räägib nii-öelda erinevates videodes siis. Aga jah, täna siis oli korraks vaja mingisugust meeldetuletust just selle täpse ajastuse osas. Et iga asi juhtub täpselt siis, kui selleks on inimene valmis nii-öelda. Ja üks lennuk tuleb mu selja tagant, ma ei tea, kui hästi teda siit nüüd kuulda või näha on. Siin on tegelikult 50 alaga, hea küll. Lendas läbi mingi mers. Oleksin öelda praegu selle numbri lõpuga või selle numbri märgi on ju. Aga hea küll. Selle kohta Wayne ütleks, et see on huvitav vaatenurk elule. Ma pole selle peale varem niimoodi mõelnud, et ka niimoodi võib läbi tuhiseda. Aga ja, tulles nüüd tagasi selle ideaalse ajastuse juurde, et sel nädalal, kui kõik hästi läheb, siis peaks meie koju jõudma maja esisele terrassile siis klaasuksed. Ehk et siis selline nagu talveaed, ütlemine tema kohta. Ta klassikalises mõttes talveaed ei ole. Järgmine auto. Siin ei ole kunagi autosid sõitmas niimoodi nii tihedas järjestuses. Tõele au andes ma ei ole enam 50 alasta, võiski sõita kiiremini. Aga nüüd jaa. Et okei. Et jah, kui kõik läheb hästi, et siis tuleb jah meil maja ette, maja esisele terrassile siis siuke talveaiakene või nagu klaasseinad. Ja see on üks unistusi, mis mul on olnud ma ei tea kui kaua. Pikalt ühesõnaga.
aga sellest me enne ei räägi, kui see tehtud on, et siis ma räägin sellest taustast lähemalt. Aga siis eile õhtul nõusid pestes, jah, ma olen see inimene, kes peseb nõusid käsitsi. Mul ei ole nõudepesumasinat meie kodudes. Mulle meeldib see, kuidas vesi käte peal vooleb ja see on kuidagi meditatiivne ja rahustav ja siis eile vaatasin endal, kuna mul on kraanikauss köögiakna juures, siis pesen seal ja siis vaatan aknast välja ja enda taimekesi seal põõsad erinevad. Ja pesin siis neid nõusid ja kuidagi oma peas mõtisklesin, et vaatasin meie kodu, kuidas ta nagu nii-öelda arenenud on ajas. Ja see on ikka jõhker, kui palju see kodu muutunud on. Ma mäletan, et kui me ta ostsime, ta oli ikka klassikaline suvila aastal 2008. Ei olnud üleliia soojustatud ja nii edasi, siuke nagu tumeda sauna eesruumiga, millest siiski nüüd tänaseks päevaks on saanud hele ja valgusküllane elutuba. Aga ikkagi see, kus kohas ta enne oli ja see, mis ta nüüd on, see on nagu nii suur erinevus. ma pean rääkima. Ma mäletan, et kui ta meil oli veel selline vanaaegne, et siis ma vaatasin sisustusajakirju ja seal vaatasin selliseid ja kuidagi nagu jäid mulle silma sellised valged puitlaudis seinad nagu sisevooder ja siis sellised, mis on nagu siis viilkatusega, eks ju, ühekordsed majad ja niimoodi, et see katusealune on nagu lahti võetud, need plussid või pennid nagu paistavad. Ja ma vaatasin neid ajakirjas ja ma mõtlesin nagu, issand, kui ilus. Nii ilus. Ma tõesti nagu andsin sellise väga tugeva südamesoovi või ma andsin sellele, et ma nagu armastan seda tunde, eks ju. Ja siis ma jätsin selle mõtte kuhugi ära, lihtsalt jätsin ära. Ja mõned aastad hiljem, sest kuidagi see oli hästi loomulik, kui see nagu järsku valmis sai niimoodi meil. Ja siis ma vaatasin, et issand, aga see oli täpselt see, millest ma unistasin. Täpselt ja see tuli mulle kuidagi selliselt, nii äge. Ja siis kolmas auto ei ole võimalik. Okei, 3 on kohtuseadus, nad räägivad. Ja ei ole teist ilma kolmandata vist, jah, on ka mingi väljend. Aga see selleks. Nii. Et siis, et mismoodi see kodu nagu nii-öelda ajas kasvanud ja arenenud on. Ja see on nagu mega ilus olnud. See areng nii-öelda. Mina ju näen seda, kes ma nägin teda aastal 2008 ja nüüd siis, kui on 2025, eks ju. Ja siis inimene, kes tuleb meile külla esmakordselt, tema näeb seda hetkeolukorda. Tema ei näe seda progressi või seda arengut, mis on selle nimel tehtud, et ta on nagu jõudnud siia, see kodu, eks ju. Aga mina, kes ma nägin teda aastal 2008 potentsiaaliga, tänase päeval vaatan, et issand, kui äge, kuidas ta koos meiega arenenud on, meie kodu nii-öelda siis, eks. Ja see on nii lahe. Ja mul tundub, et inimestega on samamoodi, et kui me kellegagi kokku saame esmakordselt, et siis me näeme seda, kes ta täna on. Me ei näe seda, kus kohast ta tulnud on, mis tee ta läbi käinud on, mida ta kõike on kogenud selleks, et olla täna see, kes ta on. Ja mu arust on see üliäge. Sest meil kõigil on mingid lood, meil kõigil on mingisugused taustad, meil kõigil on lapsepõlve traumaatilised kogemused. Ei ole ühtegi inimest, kes oleks kasvanud täiesti niimoodi, et ütleb, et aga mul oli küll kõik täiesti kuldne. Ikka kusagil on mingi väike vajaka jäämine. Aga võib-olla neid inimesi on tegelikult, ma ei saa öelda, et pole ühtegi. Üliäge, kui neid on. Aga ütleme siis suurem osa meist on ikkagi kasvanud niimoodi, et on mingisugused traumaatilised kogemused ühes või teises elu ajajärgus nii-öelda. Ja siis me oleme kasvanud läbi nende erinevate komistuste, läbi nende erinevate lihvimiste just selliseks, nagu me täna oleme. Ja see, kes nüüd sinuga kokku saab, tema näeb sind sellisena, nagu sa täna oled. Omamata mitte mingisugust teadmist sellest pagasist.
see on üliäge korraks mõtiskleda selle peale, et meil kõigil on mingi pagas. Ja see, kui ma kellegagi just sellel hetkel kokku saan, siis see on ka põhjusega, miks ma just sellel hetkel kellegagi kokku saan. Mitte 5 aastat tagasi, mitte 3 aastat tagasi, vaid just sellel aastal. Jah, mõnusat mõtisklemist.